Tere tulemast kuulama Inspiraatorid podcasti. Mina olen Sigrid Säga ja igal nädalal toon sinuni enda mõtteid või pean vestlusi erinevate inspireerivate inimestega, kes jagavad praktilisi tööriistu ja strateegiaid, mille abil sina saad kasvatada oma sissetulekut ja positiivset mõju teiste eludele. Ja kui sa tahad osaleda meie podcastide salvestusel laivis, siis liitu ka meie Inspiraatorid nimelise Facebooki grupiga, mille lingi leiad podcasti kirjeldusest. Ja siit tuleb meie tänane episood. No nii, tere imelist taaskordset õppimisneljapäeva. Kui paljudele teist tänane pealkiri andis veits sellise šoki? Ma ise seda pealkirja pannes tänasele laivile mõtlesin, et see peab see sõnastus olema, sellepärast, et ma olen ise konkreetselt seda mõtet tundnud ja ma tean, rääkides päris mitmete koolitajatega, kes on tegutsenud, et ka neil on see mõte peast läbi käinud, aga keegi ei räägi sellest mõttest. Ja üks asi, mis ma olen nüüd ise ka aru saanud, et loomulikult see mõte, mida see tähendab sinu jaoks, võib tähendada erinevaid asju. Aga üks asi, mis mina tundsin selle mõtte juures on see, et see mõte mu peast läbi käib, et ma ei taha enam koolitaja olla, ei tähenda seda, et mulle ei meeldi see, mida ma teen. Või et minu missioon ei oleks piisavalt suur. Ja nüüd sellel jaanuaril ma tegelikult päris tugevalt tundsin seda tunnet. Päris tugevalt oli see mul sees, et mul on vaja mingisugust täielikku kannapööret. Mul käisid isegi mõtted läbi, et nagu läheks lihtsalt palgatööle. Aga nagu samas ma ei tahtnud kuidagi sellest ära minna, sest et kogu see koolitaja identiteet, võib-olla me räägimegi sellest, et see koolitaja identiteet, ma olen seda 4 aastat üles ehitanud. Kuidas ma nüüd nagu ei tee seda enam või ei lähe selle asjaga edasi ja samas ma ei taha minna kuskile siit välja, mulle meeldib see, mis ma teen. Ja ma täna kutsusin siia kõrvale Rolandi, sellepärast, et meil Rolandiga tekkis üks huvitav vestlus, mis tõi mulle veel sellest mõttest ühe teise poole. Et kui üks pool, millesse ma ise tegelikult natukene jõudsin, on see, et tõesti, ma tahan välja astuda koolitaja rollist kui sellisest, nagu see oli minu jaoks olnud. Mis ei tähenda seda, et ma ei taha jagada. Ma ikkagi tahan jagada, ma tahan aidata inimesi, aga ma sain aru, et minu jaoks oli vajalik rolli muutus. Aga nüüd teine pool, mis ma näen, et selle mõtte taga on see, et see ei pruugi üldse sellest olla, et sul on vajadus seda rolli muuta. Võt seal on mingisugused teised asjad tagataustal, mingisuguste asjade puudus, mis tekitab meile selle tunde, et asjad ei suju. Kuidagi klient ei tule, selline raskus tekib õlule. See on tavaliselt see koht, kus me seda tunnet tunneme, et kas nagu läheme sellest edasi. Et võib-olla alustaks sellest poolest, Roland, vaatame, kuidas me ei ole midagi nagu ette rääkinud, et millest me räägime. Kõige paremalt jooksvalt. Aga ma mõtlesin, et alustaks kõigepealt sellest rolli poolest, et mis siis, kui see mõte tuleb ja tegelikult on päriselt vaja see rollimuutus läbi viia. Et see on sellise minu taipamine, mis tekkis ja Roland on sellega tegelikult väga palju seotud, sellepärast, et see uus roll, mille ma siis võtsin, oli see, et ühiselt Rolandiga siis nagu välismaisel suunal mina ei lähe koolitajana. Mina lähen selle tausta süsteemse jõuna, et see koolitaja saaks särada. Ja see oli minu jaoks tegelikult päris raske otsus see roll vahetada. Et seal olid mitmeid erinevaid piiravaid uskumusi. Aga sul on ka, Roland, käinud nagu selline, mitte just koolitamisega, võib-olla sul oli see, et astuda koolitaja ametisse sisse, oli see vahetus. Et mis on sinu mõtted või kuidas on sinul olnud see rolli vahetus ja mis andis sulle aru, et tegelikult nüüd tuleks see vahetus teha, et ma ei saa enam olla selles, mis oli? Ja ma võib-olla korra alustaks isegi natuke kaugemalt selle koha pealt, et ma mäletan, minu jaoks selline enesearengu suures pildis teekonna algus oli kuskil 2007-2008 ja siis oli, kõik tundus hästi põnev ja olin ise selles hästi sellises õppija rollis kogu aeg. Ja siis ühel hetkel on ju läksin kellelegi appi, et mingeid asju teha seal koolitustega seonduvalt ja siis ühel hetkel tuli võimalus, et ise midagi tegema hakata
teadusvaldkonnas seonduvalt, on ju, et siis veel ei olnud Eduakadeemiat, aga siis nii-öelda nagu Eduakadeemia eelkäimistegevused, on ju. ja ma mäletan, ma sellel hetkel on ju siis mingi hetk sain ka kokku Peep Vainuga, on ju, kes küsis minu käest, on ju, et Roland, et aga kas sa ise ei ole mõelnud, et nagu koolitaja rolli peale, on ju, et siis ma sellel hetkel ütlesin, et ei, ma olen korraldaja, ma ei ole koolitaja, on ju. et ja tegelikult olles siis aastaid nii-öelda nagu toimetanud, on ju, olles rohkem selles nagu korraldaja rollis, on ju, siis ma tegelikult sain aru, et tegelikult mulle ikka täitsa meeldib seal lava peal ja inimeste ees, et kuidagi kui said ka mingid oskused sinna taha, et ma julgen ja suudan seda ja oskan seda teha, siis kuidagi see muutus järjest nauditavamaks minu jaoks, on ju. ja siis ühel hetkel kuidagi oli selline, et okei, ma nüüd tuleks endale nagu tunnistada, et ma tegelikult ikkagi tahan olla selles koolitaja rollis, on ju. ja siis nüüd siit edasi on ju nagu tänasesse päeva jõudes on ju see, et jällegi me nagu eluetapiti ja eluperiooditi on ju nagu, me oleme kogu aeg ju muutuses, meie mingid tegevused, me ise muutume, on ju, ja siis on nagu oluline see, et teha vahepeal see selline niisugune nagu audit, et okei, aga mida ma praeguses olukorras, mis ma praegu tahan kõige rohkem teha, on ju. ja siis sellest võib tegelikult nagu tulla väga suur muudatus, kui sa sisemiselt kasvanud kuskile teise kohta ja see ei tähenda, et see on nüüd nii-öelda elu lõpuni, on ju. et see on nagu, mis on praegu minu jaoks see, mis mul kõige rohkem nii-öelda silma särama paneb või mis on see, millega ma tunnen, et ma kõige rohkem saan oma mingit suurt soovitud missiooni ellu viia. ja see on nagu oluline asi, mida lihtsalt nagu kogu aeg märgata, on ju. ja minu jaoks on ju nüüd saan aru, et on, ütleme siis Eduakadeemia sai eelmine aasta 10, on ju, ja on igasuguseid erinevaid asju tehtud. ja siis viimasel paaril aastal on ju siin rohkem nagu siis koolitajate ja coach'ide ja sellel suunal on ju erinevaid asju toimunud. ja ma sain aru, et mulle väga see sihtrühm meeldib, ma tahan nendega teha. aga nüüd kuidagi siis hiljuti tuli ka kuidagi tugevamalt pilti see, et ma tegelikult olen kuskil endas sisimas nagu nii-öelda natukene alla surunud või tagasi lükanud seda, et ma tegelikult tahaks ka rahvusvaheliselt või suuremalt midagi teha, on ju. ja loomulikult see koroonaperiood ja see kõik nagu nii-öelda andis nagu oma nii-öelda nagu sellise nagu panuse, et siis tol hetkel ka oli plaan mingeid asju teha, aga see tõmbas natuke vee peale sellele. ja siis nüüd oli ja samas siis ma otsustasin ühel hetkel, et okei, ma panen fookuse Eesti asjadele ja ma olen väga tänulik, ma seda tegin, et ma ei püüdnud punnitada siis nagu minna nagu, sest et noh, füüsilised üritused on ju kadusid ära, on ju. ja see, kuidas ma nagu rahvusvahelisele turule tol hetkel tahtsin minna, oli seotud füüsiliste üritustega. ja siis aga nüüd on kuidagi jälle see tunne kuskilt tulnud taustal on ju nagu kuklasse, et nagu oleks nagu aeg, on ju, et ma olen ise nagu kasvanud, on ju, et mul on mingid võimalused, mingid kontaktid, mingid kogemused, mis on sealmaal, et ma olen tegelikult valmis selleks, on ju, ja väliselt ka järjest on ju mingid välistegijad, on ju, ütlevad ise, on ju, et kuule, et sa võiksid teha midagi väljaspool, on ju. et siis kuidagi see selline nagu mitmet pidi nagu kinnitus on ju, annab nagu seesmise sellele nagu sellise toe või tõuke taha, on ju, et okei, nüüd on aeg nagu ise astuda suurem samm, on ju. ja siis sellega seonduvalt on ju tekivad kohe on ju igasugused on ju hirmud, kahtlused, kõhklused on ju, et kas see muutus on ju ja mis siis Eesti asjadest saab, on ju, ja mis siis kuidas see rahvusvahelise turu asi, kas see ikka läheb käima, kas see hakkab toimima, on ju. ja siis on see koht, kus nüüd tuleb on ju seda nagu endas jälgida, et kuidas see nagu, kuidas need sammud ära teha, et sinnapoole liikuma hakata, et see käima saada. sest et noh, nagu sulle, Sigrid, sul oli nagu hirm nagu selles, et okei, kui ma nüüd sellest koolitaja rollist nagu justkui tagasi astun, et mis siis saama hakkab, on ju, et nagu kuidas ma nagu on ju üldse, mis siis toimub, on ju, mul on ju mingi bränd on loodud, on ju, mingid asjad on toimima pandud ja nüüd, kuidas ma selle nagu justkui nagu ära lõpetan või kuidagi, kuidas ma selle nagu muutuse teen. ja see on nagu selline koht, mida tegelikult on ju paljud kindlasti on ka kuskil kas palgatööl või kusagil on seda kogenud, on ju, et mingitesse asjadesse, mis on nagu mugavad ja justkui toimivad või kuidagi on nagu midagi halba või hullu ka ei ole, et siis need on need kõige keerulisemad kohad, kuhu on võimalik kinni jääda. et sa tegelikult sisimas tunned, on ju, ja nüüd on oluline see, et sa suudaks selle nagu muutuse või muudatuse võimalikult kiiresti ära teha, sest mida kaugemale seda lükkab, seda rohkem see hakkab sind seesmiselt närima ja seda rohkem see tegelikult hakkab ka väljenduma selles, et mingid asjad ei lähe, on ju, ja mingid takistused hakkavad tulema, mingisugused tagasilöögid, mis justkui nagu enne ei olnud, et enne kõik läks, aga nüüd kuidagi ei tule, aga samas on ju vaadatagi endale nii-öelda sisemiselt otsa selles, et kas tegelikult ma sisemiselt nii-öelda säran ja tahan seda, mida ma praegu teen teha või on hoopis midagi muud minu jaoks, mis praegu
tahab tegemist või vajab nii-öelda nagu ellu toomist. Ehk et siis selline nagu pikema taustalooga, aga jõuan siis selleni, et minu jaoks oli see nagu oluline samm niisugune nagu astuda rahvusvaheliselt pilti nähtavaks, teha midagi ja siis mul oli või täpselt see seis, kus vahepeal ma mõtlesin, et okei, et ma tean, et mul on mingit abijõude vaja, aga mul ei ole õrna aimu, kust need tulevad, on ju. Ja siis minu arust hea niisugune nagu näide sellest on ka see, et kui sa oled tegemas seda, kui sa julged astuda sellesse rolli, mida sa tead, mida sa tegema peaksid praegusel hetkel, siis need võimalused ja need inimesed ja mingid muud asjad lihtsalt nagu justkui nagu tulevad iseenesest, on ju, sest et see, et Sigrit ütles, on ju, saime kokku, on ju, samamoodi nagu Zoom'is, on ju, siin ja rääkisime, on ju, sellest rahvusvahelisest projektist ja siis Sigrit küsis, et aga mis rolli sa siis arvad, et mina võiksin täita selles, on ju. Ja siis mul on nagu, ma ei tea, mis sa ise arvad, et mis sa võiksid teha, on ju. Ja siis Sigrid rääkis seda sama umbes, on ju, et tead, ma ise olen mõelnud, et ma võib-olla astuks sellest koolitaja rollist nagu ise nagu tahapoole ja ma oleks valmis tulema nii-öelda taustajõuna ja tegutsema, et aidata seda asja sulle rahvusvahelisel suunal nagu käima tõmmata. Ja siis see oli, mis asja, et see oli niisugune nagu, mul oli nagu täiesti niisugune nagu korra oli nagu selline täiesti nagu segadus nagu, sest et seda varianti ei eksisteerinud minu peas enne. Ma teadsin, et Sigrid tahab rahvusvahelisele turule minna koolitajana, on ju. Jah, me rääkisime mingisugusest podcasti tegemisest, mida võiks koos teha rahvusvahelise turu suunas, on ju. Aga seda, et ühtäkki võiks Sigrid nagu tulla taustajõuna ja aidata mingeid asju käima panna ja toimima ja süsteeme ja nii edasi ja kõike ellu viia, et seda varianti mul ei eksisteerinud. Aga see sai tulla tänu sellele, et mina julgesin astuda sellesse rolli, kuhu ma tunnen, et praegu mul on vaja astuda. Ja see lõi selle võimaluse, et Sigrid sai astuda sellesse rolli. Ja siis see minu jaoks oli eriti äge see, kui me ka paar nädalat hiljem rääkisime, on juba mingeid asju olime seal teinud, mingid webinarid, asjad, on ju. Ja siis Sigrid ütleb, et tead, ma pole ammu nii põnevil ja elevil olnud oma tegevustes, kui praegu selle projekti raames, on ju. Ja siis see tunne oli nagu, ma mäletan lihtsalt, see oli nagu veel erilisem tunne, sest see oli nagu, mis mõttes, et mitte lihtsalt, et sa tuled ja teed midagi nagu, sest noh, ma ei tea, see tundub hea mõte, vaid see nagu päriselt on praegu kõige rohkem naudingut pakkuv nendest tegevustest, mis ma teen. Ja see andis nagu mulle niisuguse lisaenergia ja jõu, et okei, järelikult ma olen õiges suunas liikumas, on ju. Ja see tunne, et keegi on olemas nii-öelda kõrvale taustal, on ju, kes aitab neid asju ellu viia, on ju, see kuidagi annab veel lisaenergia. Ma tahan siia tuua veel nagu lisakonteksti taga taustale, et ka minul tegelikult, ma ise näen nüüd seda, et kui jaanuarist tagasi võttes, ütles augustikuust alates tegelikult hakkas mul see protsess pihta. Nagu kus loomulikult esimesed 4 kuud või jaanuarini välja ma tegelikult olin selles nii-öelda, kuidas eesti keeles, denialis, see ei taha nagu eitamisfaas, okei. Ja eitamisfaasis selle koha pealt, et nagu, et midagi ei klapi nagu, et ma tunnen, et midagi peab muutuma, aga ma tegelikult jagasin ka, et kes vaatasid, ma olin augustis seal ühel hindamistreeningul ja seal, kus ma tegelikult üks tähtsamatest taipamistest, mis ma tollest sain, oli see, et kui ma tahan minna järgmisele tasemele, siis mul tuleb kõik süsteemid lammutada, mis mul senini on, sest et need praegused süsteemid ei võimalda mul ehitada seda järgmise taseme maja. Ja see oli see taipamine, aga tol hetkel, kui ma selle taipamise sain, siis mul oli see, et ma lähen välismaale, et siis ma ehitan seal selle uue süsteemi, aga see Eesti süsteem võiks ju jääda. Nagu see kahjutunne või see hirm tegelikult tekkis sisse, et mis mõttes ma nagu siin lammutan selle ära, mis ma teinud olen, ja siis sellega ikka jätkan. Ja siis ma läksin selle idee pealt ja hakkasin tegelikult loomagi rahvusvaheliseks minemise plaane, aga see ei läinud. See ei läinud kuidagi nagu käima see mingisugune nagu energia nagu oli, aga siis ei olnud samamoodi seal taga. Ja tegelikult jaanuarikuus oli see koht, kus ma Kaido Kubriga istusin ja ta väga hästi aitas mul peegeldada. Ta küsiski, et miks sa tahad välismaale minna? Ja siis ma nagu ütlesin selle standardvastuse, et ma tahan koolitajana aidata nagu rohkem inimesi, aga miks sa tegelikult tahad välismaale minna? Ja siis, kui me olime nagu põhimõtteliselt mingi 5. miksi juures, siis oli see koht, et mul ei olnud enam vabandusi ja tegelikult ma kõva häälega ütlesin välja, et tegelikult ma ei taha minna koolitajana välismaale. Tegelikult ma ei taha minna sinna selles kontekstis, ma tahaksin minna ja olla osa kellegi väga suure nagu võimsa projekti tiimist. Ja see oli see koht, kus ma esimesena välja selle ütlesin ja põhimõtteliselt 2 nädala jooksul oli mul nagu mingil hetkel juba see mõte, et ma müün kõik maha Eestis.
täiesti nulli kõik kraanid kinni ja tegelikult ma mingil määral pöörasingi, sellepärast et meil oli küll, eks ju, aasta alguses 2 väljakutset, mis olid juba varem ette planeeritud ja et need korduvad, need ma tegin ära, aga reaalsuses mul oligi see tunne, et nüüd ma panen kõik uksed kinni nüüdseks ma ütlen, et ma ei ole enam selles nii drastiline, aga kuhu see on mind viinud, on tõesti see, et ma sellisel kujul, nagu ma olen olnud pildis, ma tahan natukene eemaldada sellest ja olla pildis natukene vähem, aga võimsamalt ja meil on, et siis inspiraatorid brändile me tegelikult olemegi otsimas inimest, kes aitaks seda kõike võimendada ja põhimõtteliselt vedada seda poolt. Ja võib-olla üks tähtis arusaam, mis minul võtta hirmudest veel rääkides selle rollivahetusega, üks suurimatest hirmudest, mis mul oli see, et kui ma olen koolitaja positsioonil, siis see tundus mulle tagasiastumisena, nagu ma võtaksin sammu tagasi, kui ma lähen tagatausta-tiimi. Ja üks asi, mis ma veel olin aru saanud, et ma olin teinud Eestis erinevaid, eks ju, projekte, me olime ka teinud, eks ju, varem neid koostöösid, aga see ei olnud see versioon, mida ma tahtsin nagu, mis oli see eesmärk selle suure rahvusvahelise tiimiga. Ma ei tahtnud olla ajutine nõustaja, ma ei tahtnud olla ajutine tiimiliige, vot just oligi see, et ma tahan olla nagu osa millegi palju suuremalt, et ma olengi nagu osa sellest, mitte nagu väljastpoolt sisse. Et see nagu arusaam, et Eesti tasemel see, mida ma tahtsin tiimi kontekstis teha, ei saa eksisteerida. Eestis lihtsalt ei ole võimalik teha midagi nii suurelt ja nii põnevalt. Eestis ma olen koolitajana, eks ju, juba nii kaugele jõudnud, et tõesti nagu sellisel kujul tiimi tagasiastumine oli minu jaoks tagasiastumine. Aga see arusaam, et kui ma lähen välismaisele turule, kus nagu katust ei ole põhimõtteliselt, siis see on nagu väga suur samm edasi. Ja teine hirm, mis mul oli sellega seotud, oli tegelikult sissetulekutega. Muidugi, kui ma selle otsuse ära panin, siis ma põhimõtteliselt olin nagu selles täielikus rahus, kus ma teadsin, et mul ei tule enam nagu aktiivselt raha sisse. Mul on see, mis mul nagu passiivselt on tilkunud, eks ju, meil mentorluse pealt. Aga ma ei tee mitte midagi koolitajana, sest ma ei taha minna uuesti sellesse koolitaja rolli. Ma põhimõtteliselt panin ennast sellise fakti ette. Aga samas oli selline, ma teadsin, et see on õige otsus minna sellesse teise rolli ja mitte astuda tagasi nii palju koolitaja omasse. Just sellepärast, et mul oli täielik rahu sellega. Ja siin oli see koht, kus ma nagu näen, et see iseenda kuulamine, kui sa oled õppinud enda keha kuulama, siis vahepeal sellised olukorrad, mis peaksid tunduma, et see peaks täielik paanika olema, et siin on nagu, tuleb kiireid otsuseid teha, aga ma olin täielikus rahus ja usalduses, et need asjad mängivad ennast välja. Ja ma ei pea sundima ennast minema sellesse tagasi koolitaja rolli lihtsalt rahalisest poolest. Ja et see ka laheneb. Ja tegelikult lahenebki kõik. Aga just see takistus, mis mul oli see, et tagatausta tegijana ei ole mul võimalik oma finantsilisi eesmärke täita versus see, kui ma oleksin seal koolitajana eesotsas. Ja see oli nagu enda jaoks ka tähtis avastus, tähtis arusaam ja tähtis nagu enda jaoks läbi rääkida, et okei, et me räägime täiesti teistest asjadest, kui me Eesti turul võib-olla tõesti, aga kui me räägime välismaisest turust, siis see potentsiaal on nagu oluliselt kõrgem, mida ka finantsiliselt saavutada saab. Ja ma kes laivis siin on või vaatab salvestusena, et anna kommentaaris märku, et mis sind selles jutus kõnetab või kus sina ennast ära tunned, mis iganes kohas, sest kas sa siis oledki selles kohas, et praegu ma tunnen, et ma olen tegemas täpselt seda asja, mis on vaja, ma tunnen selle juures hästi, mul on pigem selline hea rahutunne ja selline elevus nende asjade tegemise osas, või tunnen, et kuidagi kripeldab midagi, et peaks midagi teistmoodi tegema, mingis teises rollis olema või mingite teiste inimestega seda tegema, on ju. Et ka see on nagu oluline koht, et on nagu üks asi vaadata ja jälgida ennast, et milline mina olen, kus mina omadega olen, aga siis teine hästi oluline asi on see, et kellele ja kellega sa seda teed. Et on siis nii siis selle klientide mõistes on ju, et see on nagu ülimalt oluline koht, et kas need kliendid, kellega sa täna oma asju teed, kas need on need, kellega sa tegelikult tahad kõige rohkem asju teha. Ja see ka väga palju määrab sellest, et kui hästi sa ennast tunned ja kui elevil ja põnevil sa oled või kui hea selline niisugune sisemine rahulolu sul on.
ja samamoodi on see, et siis see, et kellega koos on ju, et ka niisuguse nagu tiimi mõistes on ju, et kas sul on, kas sa toimetad üksi ja sa oled sellega õnnelik või sul on mingid inimesed ümber või sa tunned, et sul on puudu, et seal võiks olla keegi juures. Et seal on sellised olulised komponendid, me praegu sellesse nii pikalt sisse ei lähe, aga me teeme siin järgmisel nädalal teeme ka ühe veebiseminari, on ju, kus me räägime veidi pikemalt sellest, et kuidas see selline nagu kõigepealt kolmnurk, et sina, klient ja toode toimima saada ja siis see, et kuidas muuta see pikaajaliselt toimivaks läbi selle, et sul on ka tiim ja sul on mingid süsteemid, mis seda kõike koos hoiavad. Et see on nagu selline laiem teema, millest me nagu seal veebiseminaril ka räägime, aga täna võib-olla see just on ju, et nii-öelda märgata seda, et kas ma olen tegemas seda, mis ma praegu tegema peaks ja selle juures just nagu Sigrid ütles ka, et hästi oluline on see selline nagu enda märkamine ja selles nii-öelda tunde on ju, et kuidas see nagu, sest mul on ka selle rahvusvahelise asja osas, ma ütlen, hästi palju on olnud ühtepidi sellist nagu teadmatust ja mingeid hirme ja et kas see ikka õnnestub, on ju, kahtluseid. Aga samal ajal on paljudes nendes kohtades, kuigi ma olen justkui ka tegemas nagu suuremat asju kui kunagi varem, on selline mingisugune teadmine ja rahu ja kuidagi see, et kui ma kellegagi räägin sellest, kuidagi kutsusin, kõik, keda ma tiimi kutsusin sinna, kõik tulid hea meelega. kõik on nagu hullult põnevil selles, on ju. Või siis on mingid välispartnerid, kellega ma olen suhelnud, on ju, siis nemad on nagu üli excited, on ju, siis mul oli siin just eelmine reede oli üks kõne ühe Rootsi tüübiga, kes seal teeb üritusi koolitajatele ja coach idele ja on juba 5 aastat seal mingit mastermind'i asju teinud ja tal oli tulnud mingi idee, et ta tahab minna rahvusvahelisele turule ka mingit mastermind'i tegema ja siis üks teine korraldaja, keda ma tean, viis temaga kokku ja siis tegime kõne ja siis ta oli hullult elevil sellest, mida kõike korda olen saatnud, mis kontaktid mul on ja nii edasi ja siis ma nüüd siin mai alguses juba lähen talle Rootsi külla, et nagu arutada, et kuidas Rootsi turul mingeid asju koostöös teha, aga teistpidi ka, kuidas nii-öelda rahvusvaheliselt koos mingeid asju teha. Ja need on nagu jälle sellised nagu märgid nagu sellest, et kuidagi olen õigel teel. Et nagu, et kuidagi ma võtan ühendust, on ju, mingid asjad lähevad, on ju, ja mitte muidugi kõik, aga lihtsalt on piisavalt palju neid asju, kus ma näen, et nagu me teeme mingid sammud ja sealt nagu kuidagi see asi läheb liikuma või kuidagi energia tuleb taha või toetab mingid erinevad huvitavad nagu kokkusattumised justkui nagu järjest tulevad, on ju. Et see on asi, mida endas nagu märgata. ja võib-olla see tegelikult, mis sa välja tõid, vaata see süsteem ka, et sina ja see toode ja nagu kõik see väljaspool, et tegelikult ongi, see oligi see, mis ma tegelikult tahtsin tuua välja ka selle teise poolena, et vahepeal see ei tähenda, et sul on vaja rolli vahetada, vot sul on vaja aru saada, kas sa töötad, eks ju, tegelikult ka õigete inimestega, sest et see mõte, et ma ei taha enam koolitaja olla, võib täiesti vabalt olla seotud üldse sellega, et sinu roll ei vaja muutust, aga see, mis sind ümbritseb, vajab muutust, nagu ongi kas siis süsteemide, toote või mis iganes, eks ju, asjade poole pealt. Et sellesse me tõesti süveneme sellel weebinaril natukene rohkem, et aru saada siis, kas see silmade sära kadumine võib olla tegelikult hoopis sellest tingitud, et ei ole vaja drastilist muutust, nagu minul oli. Minul oli see oligi väga pikk protsess, et üldse jõuda nagu sellesse, et okei, tegelikult mul on vaja rolli muuta. Et versus see, et mul on olnud selle 4 aasta jooksul ka kohti, kus ma ei ole võib-olla 100% nagu jõudnud sellesse kohta, et ma ei taha enam koolitaja olla, aga ma olen natukene tundnud, et tahaks nagu mingisugust muutust. Ja nendel hetkedel ma olen aru saanud, et küsimus ei ole olnud rolli muutuses, vaid sellest, mis mind ümbritseb ja see nagu, kas mul on vaja tiimi, mis inimesi, eks ju, vaja on. Et siis on olnud see lahendus hoopis nagu selle poole peal. Ja võib-olla üks mõte, mis ma tunnen, et on väga tähtis siin välja tuua, et kui me räägimegi sellest, et mis on sinu jaoks praegusel hetkel tähtis, üks asi, et kui sa oled seal juba sees ja siis sa pead muutma mingisugust identiteeti, aga väga paljudel inimestel on see ka koolitaja rolli sisse astumisel, et mis takistab paljusid alustamast seda jagamist või üldse ettevõtlust, ongi see, et ma ei tea, kas ma tahan seda pikaajaliselt teha. Aga kas see on tähtis, kui sa praegusel hetkel tunned, et see on sinu jaoks vajalik samm? Ka mina tegelikult, ma läksin selle mentaliteeti sellesse koolitaja rolli tegelikult sisse, et ma teadsin, et ma ei tee seda kogu elu. Mul võib-olla natukene aitas kaasa ka see, et ma alustasin väga noorelt.
ja ma teadsin, et kui ma olen 22, ma tõenäoliselt ei tee seda 60 aastat edaspidi oma elust, et mul on mingisugused etapid, kus ma muudan oma rolli või tegutsen natukene teiste asjadega. et see, me ei pea olema nagu selles suhtes kindel, et me nüüd kogu ülejäänud perioodi teeme seda, sest et kui meil on vaja, kui me sisemiselt päriselt tunneme, et meil on vaja see roll võtta või see muutus teha, ja isegi kui see on lühiajaline, see on olnud sinu jaoks väga tähtis kogemus, sest et sinu keha on sulle teada anda, et see kogemus on millegipärast vajalik sinu jaoks. Ja kui sa ei lase endal seda kogeda, siis see võib ära võtta mingisuguse vajaliku omaduse arendamise või iseloomu arendamise või oskuste arendamise, mis mingis järgmises eluetapis on sinu jaoks vajalik, et teha see võib-olla ongi pikaajalisem otsus. Praegusel hetkel ma tunnen, et ma ei oleks kunagi nii hea tausta inimene, süsteemide äri ülesehitaja, kui ma ei oleks olnud see koolitaja. Kui ma ei oleks see olnud, kes selle iseendale üles ehitab. Ma ei oleks saanud seda järgmist rolli võtta, sest et seda rolli ei oleks minu jaoks eksisteerinud. Ja see, et ma tegin, eks ju, seda rolli nii intensiivselt 4 aastat, mõnele võib see olla lühikene aeg, mõnele võib pikk olla, aga see iga hetk on olnud vajalik selleks, et ma saaksin selle järgmise eluetapi ja see on, miks ma usaldan oma sisetunnet nagu nende asjadega edasi liikumises ja ma proovin mitte liiga kinni jääda millessegi, mis ma olen loonud, sest et ma tean, et minu elukogemus ei ole ainult see üks asi. Et see on nagu kogumik asjadest ja kõik need on vajalikud, et see järgmine kogemus saaks tulla. jah, see küsimus sellega on, et mis on minu jaoks see parim tee praegu, et mis teed praegu minna ja kuidagi hästi see, kui ma jagasin enne seda, on ju, et on erinevad eluetapid, erinevad perioodid, on ju, siis nagu noh, mul oli ka on ju enesearengu rollis, on ju, et olin õppija rollis rohkem, on ju, siis ma olin kellegi toetaja rollis, et ma aitasin kellelgi mingeid asju ellu viia, siis olin ise korraldaja rollis, on ju, siis koolitaja rollis, on ju, ja noh, nüüd on nagu siis mingis mõttes niisugune järgmisel tasemel koolitaja rollis, aga seal on veel nagu nüanss nagu juures see, et mitte seda nagu üksi tehes, vaid tehes selle nagu suure tiimiga ja minnes nagu rahvusvahelisele turule koostöös teistega, et selline nagu ja ma näen, et see saab olla ja tulla tänu sellele, et kõik need varasemad asjad on viinud selleni. Kui ma oleks püüdnud sama asja teha 10 aastat tagasi, see ei oleks ligilähedaseltki selliselt saanud õnnestuda mitmel põhjusel. Et esiteks mul ei oleks neid kontakte, mis on selle asja konkreetse juures on ilmselt kõige olulisem. Teine asi, need kogemused, on ju, mis ma olen läbi teinud ja katsetanud ja proovinud, on ju. Et neid asju lihtsalt ei oleks ja siis on nagu, noh, siis võid proovida, aga see asi ei õnnestu, on ju. Ja ma mäletan seda, kui tegelikult Eduakadeemiaga sai alustatud, on just meie missioon on ju tuua välja inimeste tegelik potentsiaal. Siis ma esimese hooga mõtlesin ka seda, et nagu seda missiooni ellu viies ma eriti selle algusaegadel on ju, ma sain aru, et mina ise nii-öelda nagu koolitajana pilti tulles, ma ei suuda seda nii võimsalt ellu viia, seda missiooni, kui läbi selle, et ma näiteks toon siia mingid maailmatasemel tegijaid või viin eestlaseid mingitel maailmatasemel üritustele, kus keegi seda teeb juba nagu tõeliselt maailma tipptasemel. Ja ma tagantjärgi näen, et see oli parim otsus, sellepärast et mis see andis mulle, oli see, et ma sain nende erinevate maailmatasemel tegijate nii-öelda siis eludes sõna otseses mõttes olla ja näha, kuidas nemad toimetavad, mida nemad teevad, on ju, kuidas nemad oma elu elavad. Ja mis see mulle tegelikult ühtepidi on andnud sellest, ma saan aru, et nad kõik on inimesed et mul ei ole täna mitte kellegi ees sellist mingi, oi, ta on nagu noh, ma saan aru, et vahel ma saan aru, et nad on tulemustelt, mõned on ju, paljud on paremad või kuskil nagu justkui nagu jõudnud edukamad, on ju, aga mul ei ole kellegi osas, et ma kuidagi või ma ei tea, kuidas ma selle inimesega räägin, on ju, et pigem on just see, et kuidagi tundub tavapärane, et ma mis iganes tasemel tegija, ma lihtsalt räägin temaga nagu teise inimesega, on ju. Ja see on sellel tasemel mängimiseks ülimalt kriitiline, sest et need tõelised tipptegijad, keegi ei taha, et keegi tuleb ja mingi, oi, sa oled nii tore, aitäh, ja siis oi, seal kuskil nagu on ju püüad teda kuidagi ära meelitada, on ju, oma mingi jutu või mis iganes asjaga, on ju, või olen sulle abiks ja teen, on ju. vaid et sa näed, sa suhtled nendega nagu võrdne võrdsega, on ju. Ja see nagu on just nagu see koht, on ju, et nii-öelda nagu märgata seda endas, mis on see minu asi praegu, on ju. Ja kuidas seda kõige kiiremini edasi viia.
et see võib olla vahel ainult see, et sa teed ise mingeid asju, aga see võib olla vahel selles, et sa teed kellegagi koostöös mingeid asju või hoopis toetad või aitad kedagi. ehk et tegelikult täna ma näen või noh, tagantjärgi ma näengi seda, et, et paljud küsivad, on ju seda, et ma ei tea, kuidas see on võimalik, et sa oled, ma ei tea, jõudnud mingite välisesinemisteni tuhandete ja inimeste ees, on ju, et jagades lavasid, ma ei tea, Jean-Claude Van Damme ja mis iganes, Robert Kiyosaki ja Robin Sharma, on ju. Ja osad nendest üritustest on, mis me oleme ise korraldanud, aga ma olen ka mingitel teistel välisüritustel käinud, on ju. Ja siis paljud nendest võimalustest on tulnud tänu sellele, et ma olen kedagi teist aidanud või kellegagi teisega koostöös mingeid asju teinud, kus mina olen rohkem selline taustajõud või toetavas rollis olnud või on andnud talle võimaluse või selle lava, on ju. Ja siis see on tagasi toonud nagu meeletus koguses. ehk et nagu, et ma mäletan, kui meil oli Jack Canfield käis Eestis, on ju, et kes on selle The Secret'i filmi üks peaosaline ja kes on nagu USA-s väga, väga suur tegija, siis meil oli temaga võimalus 15 minutit enne tema esinemist lava taga veits juttu rääkida ja siis ma jagasin, et millega ma teen, mis ma teen ja toimetan, on ju, et see oli 2017 ja siis siis ma ise niisuguses väga, väga palju sellises koolitaja rollis veel ei olnud, on ju, aga, aga tol hetkel ma ka jagasin, et oleme siin on ju mingisuguseid inimesi viinud sinna ja teise kohta ja siis toome siia mingid esinejaid ja asju ja siis ma mäletan, kuidas ta ütles selle peale, et Roland, et sa oled õigel teel et, et olles ja ma mäletan veel seda, et kui ma tutvustasin teda lavalt, siis ma olin sellel hetkel 32-aastane ja Jack Canfield oli siis sellel hetkel 72-aastane ja ta oli selleks ajaks koolitaja rollis olnud või selles valdkonnas ja selle teemadega seonduv 40 aastat ehk ta on 40 aastat, ta on 8 aastat kauem teinud seda tööd erineval moel, on ju, kui mina elanud ja kui keegi selline ütleb, eks see on tõesti nagu, ta on ju Chicken Soup for the Soul raamatuseeria looja, mis on müünud $500 000 vist on see seeria raamatud müünud, mis on Guinessi rekordite raamatus, on ju. et su selline inimene ütleb, et sa oled õigel teel, on ju, siis tasub kuulata, on ju. ehk et siis, mis see õige tee on ju, igaühe jaoks on erinev, on ju, ja see ongi see, et oluline osa sellest on kuulata ennast, et mis see minu jaoks on see järgmine samm ja siis julgeda ja minna seda teed minna isegi kui see tundub selline ebaloogiline, et miks ma peaks seda praegu tegema, et see tundub justkui tagasiastumine, on ju. aga tegelikult on see just see, et sa lood pinnase millekski veel võimsamaks, veel ägedamaks ja tulevikus sa võib-olla siis vaatad tagantjärgi ja mõtled, et okei, nüüd ma saan aru, miks mul kõike seda vaja oli. et nagu mul praegu ka on ju kogu selle rahvusaja asja puhul nagu ma olen ülimalt tänulik, et ma ei alustanud koolitaja rollist ma olen ülimalt tänulik, et ma alustasin sellest rollist, kust ma alustasin, kus ma olin rohkem korraldaja ja nii edasi, onju. sest see on see, mis aitas mul luua sellise kontaktibaasi, mis tänasega on see, et kui ma nüüd tahan ise kuskile minna, siis no ongi minu jaoks, ma ise vahepeal mõigan, kuidas nagu räägime siin rahvusvahelisele turule minekust ja siis mul on vaja seda, mul kohati on vaja lihtsalt kellelegi öelda, et kuule, et meil on siin nüüd mingid niisugused plaanid, tahame mingeid asju teha ja siis, kuule, aga tule esine mu üritusel, onju. ja osadele ma ei pea isegi ütlema, nad ise kutsuvad, onju. et see on nagu see, mis tuleb kaasa sellest, onju, et ma olen panustanud justkui nii-öelda sellest nagu oma rollist natukene nagu justkui mööda või teise suunda, onju, aga tegelikult see on nagu lõppkokkuvõttes otseses seoses ja toetab seda nii-öelda suuremat visiooni, kuhu ma liikumas olen. ja mis see täpselt on? mul on mingi aimdus, on ju, mul on mingi missioon, mul on mingisugune soov, mida ma tahan ja ma tean, et ma tahan selles maailmas on ju mingeid ägedaid asju luua, aidata seda teistel luua ja siis ongi selline sisemine kasvamine, on ju, et võib-olla üks selline märkamine endas ka oli, et kui ma nüüd 10 aastat on ju siin olen palju nagu erineval moel on ju inimesi toetanud ja enesearengut edasi andnud, et siis ma nüüd tunnen, et on kuidagi tekkinud mingi järgmine tasand, kus ma tahan olla siis nende edasiandjate nagu toetuses ja aidata nendel on ju paremini asju teha, ehk et läbi selle on see mõju nagu veel suurem. ja kui ma vaatan tagasi, on ju, siis ma tegelikult olen seda ju väga palju teinud, aga siis rohkem mingi ühe konkreetse esinejaga, on ju, et nagu oleme siin Eestisse toonud, temaga mingid üritused teinud, on ju, aga nüüd on just see, et kuidas kõiki neid teadmisi ja oskusi kasutada niimoodi, et need teised koolitajad, teised coach'id on ju ja ka ettevõtjad paljuski on ju, saaksid teha ägedamaid asju oma elus ja teha seda endale parimal moel ja parimal võimalikul viisil ja võimalikult suurelt või noh, siis täpselt nii suurelt, kui nemad seda soovivad, onju.
vaata kui huvitav, et meil nagu justkui täpselt vastupidine teekond. Ma alustasin koolitajast, jõudsin sinna tagataustale. Ja jah, sul oli vastupidi. eks siis sellest on ka see, et nagu ei ole õige ega vale, on ju. Ja Et ei, lihtsalt see, mis absoluutselt nagu, mitte. mis on nagu, mis mulle tundub praegu nagu parim tee, kuidas alustada, on ju. Ja siin ongi see täpselt, on ju, et aga kui see oleks nagu vastupidi olnud, siis vaata, siis me oleks võib-olla mõlemad praegu selles kohas, on ju, kus nagu me tahaks ühtesugust asja teha, on ju. Ja siis see nagu, siis see ju ei töötaks, on ju praegu. Et Ja see, see võimalus ja see koostöö sai sündida just täpselt, et me oleme läinud niimoodi, nagu me oleme läinud, on ju. mm-hmm. Ja mis oli tegelikult huvitav selle juures, ma ei tea, kas sina ka tundsid seda, aga me oleme ju proovinud tegelikult nüüd nagu mitme aasta jooksul nagu mõelda välja, et kuidas me saame nagu, meil oli see tunne, minul samamoodi oli see tunne, et nagu me koos saame midagi suurt teha. Aga no ei olnud ideid nagu Eesti raames, nagu ei olnud midagi nii suurt, mis oleks päriselt tekitanud selle äratundmise, et jaa. Mhm. Et jah, me tegime, eks me tegime koos koolitusi, erinevaid asju, aga see tundus nagu ikkagi nagu väike selle kõrval nagu, mis oleks meie koostöö potentsiaal. Ja see oli nagu nii naljakas näha või mitte naljakas, aga noh, päriselt nagu kohale jõudis nagu see, et kui see rahvusvaheline mõte tuli ja päriselt see tunne sinna taha tekkis, et okei, nüüd ma saan aru ja mingil määral mul oligi see, et kui me olime mõlemad nagu, kui ma olin veel ka selles koolitaja rollis, oligi see, et meil on, et kui me sellises nagu jaotuses teeme asju koos, midagi jääb puudu. Ehk siis nagu oligi see, et ma ei taha, tolles nagu rollis ma ei tahtnud, siis ma tundsin, et mind võib-olla nagu isegi surub sinna taha rolli, aga mul oli see trots, et ei. Mul on vaja nagu koolitajana sellele seal pildis olla, et ma ei taha taga taustal olla ja seda nagu üle võtta. Aga nii huvitav oli see vabanemine, mis tekkis sellel hetkel, kui ma sellest koolitaja rollist, nagu ma võtsin selle otsuse vastu, et tead, ma lasengi lahti ja see vabanemine oli kohene ja üks asi, mis ma olin veel selle 4 aasta jooksul märganud ja noh, siin on erinevaid viise, kuidas seda kirjeldada. Minu jaoks nagu üks hästi ära nii-öelda kirjeldav viis oli diskis, ehk see isikutüübid diskis, et ma olen muidu väga hästi jaotunud nende vahel, mis tähendab, et mul on väga lihtne erinevatesse rollidesse liikuda, aga minu baas nii-öelda isikutüüp on siiski see S. Ja see S-tüübil on üks omadus, mis kipub natukene rohkem välja tulema kui teistel nendel. Ja see on see, et vastutus tekitab stressi. Ja see ei tähenda seda, et mulle ei meeldi vastutuse võtmine. Ma nagu, kui nagu vaadata seda, mis ma teinud olen, mul on väga okei vastutust võtta ja olla selles rollis. Aga kuna ma olin kogu aeg nii-öelda selles enda ettevõttes, enda äris, see viimane otsustaja, siis mul ei olnud nagu justkui kedagi, kelle juurde ma saaks korra nagu mingitel hetkel, meil kõigil on neid hetki, kus me tegelikult ei tea vastust, nagu mis see õige või vale on, eks ju, või et mis see parim on. Ja meil tuleb teha lihtsalt otsus, et mis siis teha. Ja see oli nagu tilk tilga haaval mind hakanud rusuma või nagu see oli raskus, mida mitte ükski puhkus, ükski paus ei suutnud ära lahustada. Ja see oli võib-olla nagu see, et selle kogunemine oligi see, mis andis mulle aru, et okei, et midagi tuleb muuta, aga ma ei tea, mis see on, eks ju, tol hetkel veel. Ja see, kui ma selle rollist lahti lasin ja astusin sellesse tagatausta rolli ja siis ma võtan väga palju vastutust seal nagu süsteemide ja asjade poole pealt, aga lihtsalt see teadmine, et kui mul on küsimus, milles ma ei ole kindel, ja mul on vaja teha otsus ja ma saan minna Rolandile, et kas me teeme seda või seda, Roland ütleb seda, siis see väike muudatus oli minu jaoks, mis lahustas 4 aasta pikkuse koorma, mis oli natukene tekkinud tagataustale. Ja tegelikult sellele reaktsioonis ma tajusin, et tegelikult ma saan seda koolitamist teha ka. Üks taipamine, mis tegelikult eelmise nädala sessioonist, kui me Arminiga rääkisime enne meie laivi, siis ta tõi välja minu jaoks ühe väga tähtsa taipamise, mille peale ma ise ei olnud tulnud. Inspiraatorid bränd on tegelikult olnud 4 aastat minu varjus. Inspiraatorid ei pidanud kunagi olema tegelikult bränd. See oli liikumine. See oli mõtteviis, see oli nagu see oli identiteet, see oli see, millest ta sündis ja mis sellest saanud oli. Nüüd, kui ma rääkisin ka inimestele, et ma tahan nagu ennast sellest lahti ühendada rohkem, siis ma sain aru, kui palju olen mina kinni hoidnud selle liikumise ja selle nii-öelda mõju edasi nii-öelda levikut. Ja see võib-olla, see on juba nagu selline
taipamine, mis minu jaoks on väärt kõiki neid otsuseid, mis ma tegin, sest et juba need väikesed muudatused, mis me oleme teinud nüüd selle brändi poole pealt, mis on küll tagataustal praegu, võib-olla ei ole veel nii palju näha aga ma juba tunnen, et inspiraatorid saavad olla midagi palju suuremat kui see, mis ta on praegu olnud. Ja see, et ta on olnud minuga ainult seotud ja see, et inimesed seostavad minu nägu sellega, see on tegelikult olnud sellele kõigele karuteene. Sest et bränd saab või see liikumine saab alati olla suurem kui mina ja see peakski olema suurem kui mina ja isegi Eesti kontekstis, nii et ma olen nagu väga elevil tegelikult sellest, et kuigi võib tunduda, et ma nagu ei ole enam nii palju siin pildis. Jah, ma tõesti nagu otsin võimalusi, kuidas ka nendest neljapäevades laivides, et ma ei tule võib-olla iga nädal, aga siin on inimesi, kes teevad neid asju läbi, teevad seda palju võimsamalt ja samamoodi nagu kõik need kursused ja asjad, mis meil inspiraatorite brändi alt saavad tulla, kui palju ägedamad ja võimsamad need saavad kõik olla, kui ma tulen vahepeal ja teen nagu vahepeal neid tähtsaid asju, kus ma saan siis panna oma energia nendesse üksikutesse kohtadesse sisse. Ja just see juba tekitab minust tegelikult päris palju elevust, et see muutus, et jah, ma nagu 100% ei astu nii-öelda sellest rollist välja, aga ma olen väga suure rolli ikkagi sellest ära andnud, et koolitaja kui juht, nagu selles suhtes juhtival positsioonil olemine. Nüüd ma olen koolitaja kui kaasaliikuja, on see roll nii-öelda võib-olla koolitajana ja siis see taustategija. Aga et ma ei otsi enam aktiivselt ise seda koolitaja rolli, vaid vajadusel ma võtan vastu, ma olen olemas sellele kogukonnale. Aga see oli minu jaoks tegelikult see viimase nädala jooksul on olnud taipamine, et mul on päriselt suur elevus sellest, kuhu inspiraatorid tegelikult liikumas on tänu sellele. Et see on hea võimalus ka, kes siin seda kuulamas, vaatamas on laivis ja salvestusena, et siin võib olla võimalus, võib-olla kellegi jaoks on just see koht on ju, kuhu nii-öelda nagu oma sära tuua ja seda on ju edasi aidata viia, et võib-olla mõne sõnaga ka on ju sellest on ju, et tegelikult ju ma saan aru, et see ära ei kao, on ju see inspiraatorid ja me seda ju ka omavahel arutasime, et me näeme, et Eestis me ei lõpeta asju ära, on ju, et Eduakadeemia ka ei kao ära et aga lihtsalt asjad on muutuses, on ju, ja lihtsalt on nagu vaja nagu minna nende muutustega niimoodi, et ise tunneks ennast hästi ja need inimesed, kes on sellega kaasas, tiimiliikmed, on ju, et nemad tunneks hästi, et meil tegelikult nagu selles koha pealt on nagu huvitav, et Eduakadeemia kontekstis on mingid sarnased asjad käimas, et väga palju niisugust nagu muutusi on nagu toimumas paralleelselt, on ju, ja ühtepidi ongi see seotud ka sellega, et on ju ma ise seda rahvusvahelist suunda võtmas, aga samas selle osa on ka see, et ma näen üleüldiselt on ju niisugust nagu mingit muutust, on ju, mis kandub kogu nii-öelda nagu sellele tegevusele üle ja siis on nagu täpselt on hästi on näha seda, kuidas kõik need asjad, mis me teeme nagu selle pealt, mis on nende nagu uute suundade või selle muutustega kuidagi kooskõlas, et need lähevad nagu kergusega ja need asjad, mis nagu püüame teha ikka seda vanamoodi või vana asja nii-öelda, on ju, et siis seal nagu viskab järjest mingeid takistusi ja asjad ei lähe, on ju, ja ei tule, on ju, inimesi piisavalt ja nii edasi, on ju. Et siis mul on nagu selline hästi huvitav periood nagu selle koha pealt ka, et ma nagu justkui elan mingis paralleelreaalsuses, et mingid asjad, mis nagu liiguvad niimoodi ja lähevad niimoodi nagu, et ise ka aru ei saa, kuidas see võimalik on ju, et niimoodi tulevad kliendid ja niimoodi tulevad mingid partnerid ja nii edasi, on ju, ja mis summadega ja kõik on ju, ja siis on kuskil mingi teine reaalsus, kus vaatad nagu, et nagu üldse ei lähe nagu, et mis siis on nagu selline, et huvitav, mis värk on ju. aga see värk ongi väga paljuski selles, on ju, mis minu see oluline taipamine on, millest me sellel veebiseminaril ka järgmine nädal räägime, et kui sa selle kolmnurga ja kokkuvõttes siis sellise teemandi nii-öelda nagu ette võtad ja selle järgi tegutsed, vaadates ennast, klienti, toodet, tiimi ja süsteeme, siis tegelikult seal peitub suure tõenäosusega see võti, kuidas saada asjad liikuma niimoodi, et sa saad ise nautida rohkem ja asjad sujuvad. Ja samamoodi on seal peidus ka tõenäoliselt see, kui asjad ei lähe ja ei liigu. Aga jaa, et see inspiraatorite kontekstis, et seda sa võid veel ise jagada, et kas sa tahad sa midagi selle kontekstis veel nagu tuua nähtavale, et kas see võib tähendada või võib avada mingeid võimalusi mõnele inimesele, kes võiks olla praegu selleks valmis? Ja mis ma näengi, et tõenäoliselt see asi läheb kindlasti, tiim läheb natukene suuremaks,
aga teine pool on see, et võib-olla üks mõte, et kui sa tõesti mõtled, et sa tunned ennast inspiraatorina ja sa tunned, mis väga tähtis tegelikult meie juures, tiimi juures ja kui me ka kaasame inimesi, on see, et sa päriselt tunned kirge sellesama sihtrühma vastu, nagu kõik need inimesed, kes kutsuvad ennast ja tunnevad ennast inspiraatoritena, et see soov lihtsalt sellele sihtrühmale anda, toetada ja kohal olla. Aga mis on see, mida meie kindlasti otsime selles, on mitte palgatöötajat, me otsime koostööpartnerit ja võib-olla isegi äripartnerit selles vaatenurgas, et see, mis samm on tõenäoliselt meil inspiraatoritesse, me otsimegi inimest, kes päriselt on valmis seda ise vedama nagu enda asja. Ja ma olen olemas loomulikult oma nõu ja jõuga, aga läbiviimine, täideviimine hakkab olema palju rohkem selle uue inimese õlul. Ja võib-olla see ei ole üks inimene, võib-olla neid on kaks, et selles suhtes ongi see, et ma tunnen, et praegu on täpselt see, et uksed on lahti, ma olen selle info või mõtte sinna välja pannud, et see õige inimene ja õiged inimesed jõuavad selles protsessis ka meieni. Et meil on juba paar tegelikult või üks väga-väga äge inimene, kellega me lähemalt räägime, aga samas nagu täpselt ongi need õppimisneljapäevad on üks asi, mis ma näen, et see ei pea olema alati mina siin ees, kes räägib kellegi teisega või jagan ise, et just sellised see inspiraatorid podcast'i nähtavus on üks asi, kus me tõenäoliselt oleme valmis kaasama ka rohkem inimesi, kes oleks valmis neid neljapäevasid siis mingil määral üle võtma või enda nagu asju sinna välja tooma. Et saab nagu seda inspiraatorite just seda nii-öelda, mis meil on ka see tasuta kogukonna koht ja podcast laiendada ka sellisel viisil. Nii et kui sa tunned praegu kõnetatust selle koha pealt, siis kindlasti võta minuga ühendust, et ma kindlasti räägin kõigiga, kes huvi tunnevad ja vaatame, kuidas see klapp on ja mis on nagu tulevikul need võimalused selle kõige edasiliikumiseks. Aga väga põnev, väga põnev. Ma olen päris kindel, et praegu kuskil on jälle keegi või keegid, kellel on see, et ma just mõtlen, et ma tahaks kuidagi midagi sellist teha, onju. See on kuidagi järjest rohkem saan aru, et see oli nii hea näide, ma jagasin enne ka korra seda Rootsi tüüpi, onju, et siis see põhimõtteliselt oli niimoodi, et ta ütles, et tal oli mingi idee tulnud rahvusvahelise mastermindi osas, et võiks mingeid Euroopa koolitajaid ja asju tuua kokku ja teha mingisuguse hästi high level, nagu see kõrgetasemelise ja kõrge hinnaga mastermindi. Ja siis ta ütles seda oma äripartnerile ja ütles, et aga tead, et ma arvan, et me seda üksi ära ei tee, et meil on vaja selle osas mingit koostööpartnerit. Ja siis nagu tund aega peale seda, kui tal oli see idee tulnud ja ta oli sellest oma äripartneriga rääkinud, kirjutas siis talle siis see Rootsi üks korraldaja, keda mina tunnen ja keda tunneb siis seda teist tüüpi ka, et kirjutas talle, et kuule, et mul oleks üks inimene, kellega ma tahaksin kokku viia, et kas sa oled valmis temaga kohtuma, onju. Siis tal oli väga huvitav, et ma just mingi mõte, onju, tunni aja pärast keegi, siis järgmine päev me rääkisime, onju, ja siis ta oli mingi okei, et ma ütlesin, et see law of attraction, kuidas see eesti keeles on siis külgetõmbeseadus on ju, või see, et sa nagu viskad midagi välja ja siis nagu asjad tulevad, on ju, et ma tean või olen kuulnud, et sellised asjad toimivad, aga ma ei osanud arvata, et see võib niimoodi toimida, et ma ütlen mingi asja välja ja siis tunni aja pärast keegi viib kokku, järgmine päev juba räägime, et okei, mulle tundub, et sa võid olla see inimene, kellega mingeid asju siin edasi teed, et sa oled, tundub täpselt see, keda meil vaja on. Nii et kes tunneb ennast ära selles, mis Sigrit jagas, siis anna märku, et ja veel kord ma kutsun üles, et kõik, kes sa laivis oled ja salvestusena vaatad, et kirjuta kommentaari, mis see tänane teema on sinul üles toonud või kas sa tunned, et sa hoiad millestki kinni, millest ei peaks mingis tegevuses või sa teed mingit asja, mida sa oled kogu aeg teinud ja kuidagi teed edasi sellepärast, et sa oled kogu aeg seda teinud, aga võib-olla ei peaks enam tegema. Või kas sul on endal aktuaalne see, et mingi muutus teha, mis iganes moel, siis kas uue sihtrühma valimisel on ju, ka see on variant, et me oleme siin selle edukiirendi mastermindi raames näinud ka, on inimesi, kes tulevad sinna ja on muutuses, siis nagu muudavad täielikult oma sihtrühma. Et nagu varasemalt on teinud ühele sihtrühmale on ju ja siis lähevad täiesti teise sihtrühma peale üle ja see ei ole nagu see ei ole lihtne, see protsess aga see on vajalik ja see tuleb ära teha, sest et
mida kaugemale seda lükkad, seda hullemaks see läheb. Ja seetõttu on nagu parem võtta see samm juba varem ette või siis, kui sa juba esimesi märke koged ja tunned, mitte see lükata liiga kaugele, kus hakkab see sul mõjuma ka tervisele ja kõigele muule, nii et anna siis julgelt, anna märku, et kus sa omadega selle osas oled. ja kui sind huvitab nagu see teema ka, et kas see silmade sära võib praegu nagu olla maas sellepärast, et tõesti ongi rollivahetus või on tegelikult mingisugused nii-öelda asjad seal sinu ettevõtte või äritegevuse sees, mille muutmine juba tegelikult tooks selle sära tagasi, siis järgmisel, nüüd ongi tuleval teisipäeval, 29. on meil siis tasuta veebinar, et kuidas võib koolitajal ja coach'il silmade sära kaduda ja koos sellega ka kliendid on siis selle veebinari pealkiri, kus me jagamegi, mis ta Roland juba natukene siin tõi ka välja, et kust kohast otsida neid kohti, mis võivad seda silmade sära kadumist üldse tekitada. Jah, kuidas see sära tagasi saada ja siis sellega ka kliendid ja veel ägedamad kliendid, kui sa isegi praegu oskad võib-olla arvata. Et see on ka oluline märkamine, et nii enda puhul nendel asjadel, mis toimivad, kui ka need teised inimesed, keda ma näen, kellel asjad liiguvad ja sujuvad. Et siis, kusjuures eile rääkisin Peep Vainuga, ta helistas mulle ise õhtul ja siis tuli kuidagi see teema nagu jutuks, et see selline nagu erinevad eluetapid ja siis ta muidugi ütles sellise väga huvitava asja, et nüüd ta on jõudnud seisu, kus tal on ju põhimõtteliselt ei ole mitte midagi vaja teha, on ju, tal on nagu kogu selle Pipedrive'i ja selle müügiga on ju päris suured summad jõudsid temani ja siis ta nagu räägib, et see on nagu huvitav, et sellises olukorras on nagu ma isegi tahaks osadele inimestele öelda, et tead, sa ei taha rikkaks saada sellepärast, et see selline nagu niisugune nagu motivatsioon midagi teha kaob nagu justkui ära, onju. Aga mis tuli veel ikkagist siis nagu teemana on ju see, et kui tema nüüd mõtles, et on ju, mis tal nüüd mingit sära nüüd tõi uuesti silmadesse, on see, et mul on tunne, et ma tahaks juhtidele jälle midagi teha nagu koolituste mõistes on just, et ta on nagu sellele sihtrühmale kunagi teinud on ju asju ja ta on täna on ju ise sellises vanuses, kus nagu täpselt niisugused nagu keskealised kuskil seal 45+ vanuses nagu juhid, kes on sellises natuke identiteedikriisis, on ju, siis tema on ise täna on ju 57, on ju, et siis, et olles läbi teinud kõige selle, on ju, et siis ta tunneb, et nendega, tal nagu hullult nagu kõnetab ja tahaks nendega mingeid asju teha, on ju. ja siis ma kuidagi selle jutu peale ütlesin, et mulle endale tundub ka, et see selline hästi oluline komponent on see, et kellele sa teed seda, mida sa teed. Ja siis ta ütles, see on kõige olulisem. Et siis ta nagu põhimõtteliselt kinnitas seda nagu, et see on nagu, see on kõige olulisem. Et küsimus ei ole, mida sa teed, kuidas sa teed, vaid kellele sa teed, on see nii-öelda, kus see nagu küsimus on ju algab. Ja sealt saavad mingid asjad on ju minna käima, et mida sa siis täpselt teed, on ju, ja kes see tiim sul seal on või mis need süsteemid on ju. Et see oli, ja minul samamoodi on ju paar aastat tagasi see oluline taipamine, et ma tahan koolitajatele, coach idele asju teha ja siis nägin, kuidas järsku nagu sellega seonduvalt 95% asjadest ja kõigest, mis ma sellega seonduvalt hakkasin tegema, läks nagu sellise kergusega, et nagu endal oli ka natuke imelik, et kuidas see nüüd võimalik on, et see niimoodi kõik kokku tuleb. Ja see sai alguse on just sellest taipamisest, et kellegele ma tahan neid asju teha. Ja et see webinari registreerumine on ka siin kommentaarides olemas, et kes tahab, saab ennast kirja panna sinna ja meiega teisipäeval selle eest sügavamale minna. Ma tunnen, et see oli nagu ka mõnus jagamine, sest et ma nagu viimased 3 kuud ma olen nagu veits olnud selle koha, et millal ma peaksin seda jagama et liiga kaua ka nagu venitada ei taha, et muutused on tulekul. Võib-olla nagu kõik ei ole kohe väljaspool näha, aga siin tagataustal toimuvad väga suured muutused, väga suured rollide vahetused, energiamuutused ja mis mina näen, on see, et lihtsalt väga-väga palju erinevaid võimalusi hakkab järjest rohkem nagu üles kerkima kõige selle tulemusena. Nii et ma loodan, et see jagamine aitas sul näha seda olukorda, sest et ma olen päris kindel, sest et ükskõik kui palju sa ei armasta seda, mida sa teed, tõenäoliselt mingil hetkel sa natukene tunned seda tunnet.
võib-olla mitte päris nii drastiliselt, et ma ei taha enam olla koolitaja, aga sa hakkad tundma nagu seda ebakindlust. Selline enesekindluse langus võib-olla tekib sellel hetkel ja loodetavasti see, mis me täna jagasime, aitab sul seda näha natukene teises valguses, mitte võib-olla nii suurelt kohe sisse hüpata või teha drastilisi otsusi, mis ei toeta sind, vaid pigem just võtta korraks aeg ja kuulata iseennast, kuulata, mis on sinu jaoks õige ja kust kohast see võib üldse tekkida. Nii et mõnusat mõtisklemist sellel teemal. Aitäh, et sa kohal olid ja aitäh, et sa ka, kes kommenteerisid, et te kaasa mõtlesite. Ja mul tuli lihtsalt veel ka see, et see vahest võib olla lihtsalt see, et sa teed midagi sellist, mis sulle väga meeldib, aga seda lihtsalt on praegu liiga palju ja on selline nagu väsimus on ju sellest, et ja jällegi on ju koht on ju, kus tuleb otsa vaadata, et mida muuta, mida teistmoodi, et sa saada see sära tagasi ja et oleks nagu äge edasi minna ja teha neid asju, mis iganes sa teed. Nii et mina omalt poolt soovin sulle seda märkamist selles, et sa kogu aeg jälgiks nii-öelda, kuidas sa ennast tunned, tehes neid asju, mis sa teed. Ja kui sa tunned, et kuskil on vaja midagi korrigeerida, siis esimesel võimalusel seda tegema hakata tasapisi. Ja siis saad olla järjest rohkem selles kohas, kus selline elevus ja selline sära nagu kannab. Et see on põhimõtteliselt ilma nendeta nagu sul ei ole endal äge, inimesed ei taha sinuga asju teha ja ei ole sellel asjal nagu ja tekib on ju igasuguseid muid jamasid, aga kui endal on äge selle kõige juures ja siis tulevad ka teised kaasa, nii et head enda sära leidmist ja hoidmist. Ja ega midagi, kohtume järgmisel neljapäeval. Tšau! Tšau! Kui sa said sellest osast väärtuslikke taipamisi, siis kindlasti jaga seda podcasti osaga kellegi teisega, sest üheskoos saame me aidata rohkematel inspiraatoritel oma teekonnal edukad olla. Ja kindlasti jälgi ka meie podcasti, sest siis saad sa esimeste seast teada, kui meie järgmine osa välja tuleb. Ja juhul, kui sa oled kohas, kus sa tunned, et oleks vaja natukene tuge ja juhendamist, kuidas päriselt luua nii finantsilist tulemust kui ka paremini inspireerida, siis vaata lähemalt meie Inspiraatori teejuhi programmi. Ja Inspiraatori teejuht sisaldab meil üle 50 tunni praktilisi koolitusi, lisaks üle 80 tehnilise abivideo erinevatest programmidest, et sa saaksid üles ehitada süsteemid, mis toetavad sinu ajalist vabadust. Lisaks veel mitmeid juhendeid, kontrollnimekirju, mis aitavad sul erinevad protsessid üles ehitada. Nii et kui see pakub sulle huvi ja sa tahad kiirendada oma eduprotsessi, siis vaata lähemalt sigritsaga.com/inspiraatori _teejuht. Ja kohtume juba järgmises episoodis.